Karol, ma soovin sulle palju õnne meistritiitli puhul. Räägi nüüd, milliste tunnetega sa praegu oled? Kõik tunded on nii laes ikka veel, et on lihtsalt nii hea meel, et saad tulla tagasi Eesti rahva ette ja siis saad ikkagi hästi esindada siin. Kuidas see võit üldse tuli, et räägi nendest 2 võistluspäevast ka? Võitid on kindlasti kerged, et mõned päevad pidi ikka pingutamiseni ja esimene päev, kuna mul on niigi kiire hobune, siis saigi lihtsalt natuke lasta minna ja esimene päev tuli sealt ka sõiduvõit ja sealt järgmised päevad oli vähe rohkem pinge üle all, aga suutsin ennast kokku hoida ikka ja tuli ära. Kas sa tulid nagu enda meelest favoriidina, et sa mõtlesid, et ma raudselt nagu võidan ka? Ei, kindlasti pole kunagi mõte, et raudselt võidan, et minu jaoks on alati see, et sport võidab ja õnne peab olema, et järelikult oli täna minul õnne ja hobune oli hea. Räägi oma hobusest natukene ka, milline ta on? 9-aastane mära ja ostetud aasta aega tagasi. Nüüdseks on hüpanud 240 väga edukalt ja nüüdseks on juba kontakt ka nii hea, et saab hüpata 130, et pole üldse pinget ja 140 tuleb ka niimoodi, et sa tegelikult ei pea mõtlema millegi peale eriti. Mida sa soovitaksid oma konkurentidele, kellel täna võib-olla on hästi läinud? Mina soovitaksin lihtsalt treeniga edasi, et täna võib-olla polnud teepäev, aga mõni teine päev on küll, et alati on kõigil õnne vaja ja lihtsalt täna oli võib-olla mul. Aga palju õnne veel kord, väga tubli!